ja numbrite keel. Tšau. Mõtlesin küll, et jätan ühe päeva vahele. No ei saa. Tee, mis tead. Ma tegelikult tulen siia sellepärast, et tahan jagada ühte asja. No ma kuulan ka erinevaid teemasid, nii nagu ma olen öelnud ja sattusin ühe sellise video peale, kus siis üks Venemaa selgeltnägija räägib, mis on 3 aasta pärast siin üleüldse toimumas. Nii nagu ma ütlesin, ma televiisorit ei vaata, eks YouTube'i vaatan ja alati info jõuab minuni. Aga no see oli hästi põnev, see oli nagu mega põnev. Väga võimas tegija, siis see, kes seal oli, kõik on võimsad. Sina oled ka võimas. Ja aga see, miks ma nüüd siin oma selle numeroloogia kanalil seda räägin, siis seda, et ta rääkis neid samu asju, puudutas ka, mida on numeroloogias, ehk siis missioon. Ta ütles, et väga oluline on teada igal inimesel oma missiooni. No muidugi teemad, mis seal olid siis, et kas meie keskel on, mis need on, need tehisinimesed, vastas jaa, on olemas, nad on ammu juba meie seas. Ja siis rääkis ka, see küsis, et vaata, mis ta veel küsis, kas ajas saab liikuda, siis ta ütles, et aega kui sellist üldse ei ole olemas, on olemas mingisugused, mis need on, need sellised väravad, kus saab sisse astuda, need on juba olemas, üks pidi olema kuskil maal, mida ma ei mäleta, ju siis pole oluline minu jaoks. Aga ta ütles, et seal on just see, et inimesed loodavad, et need muutuvad nooremaks, aga tihtipeale juhtub see, et nendes väravates juhtub igasuguseid asju. Võt. Ja siis oli selline info, ma ei tea, ma pidin nüüd teiega seda kohe rääkima, nagu tead salajuttu, nagu sõbrannale helistaks kohe, et tavai, tead, mis sa kuulsin, räigelt huvitav, täitsa lõpp. No vot, nüüd ma räägin teile kõigile. Ja siis seal oli veel selline huvitav lugu aja kohta. Ja siis ütles, et on olemas täiesti faktid ja tõestatud pildid selles, kuidas näiteks inimesed seal kuskil sellisel maal, kus kanti frakke, oli seal näiteks meie aja inimene seal, shortsid jalas ja päikseprillid ja ta. Ja kellelgi on olnud mobiiltelefon seal käes ja nii edasi. No mina ei ole neid näinud, mina räägin nüüd teile edasi, sest see tundus nii põnev. Ja väitis siis seda, et aega kui sellist ei ole olemas ja väga paljud inimesed liiguvad juba ajas. Ja selleks pidi olema isegi mingisugune massiina olemas, mis on maks kukkunud praegu. Ja, võt. Selline lugu. Natuke müstiline, aga ma tulen tagasi siis nüüd sinna selle juurde. Et kui ta käest issand, oota, nüüd on küll paha paik. Lussi, tõi siia, Luss. Oota, Lussi siia. Vaadake, väike paha lugu. Ei ole tegelikult paha lugu, aga lihtsalt mul on see kutsikas. Näete, nüüd te osalete siin minu elus praegu. YouTuberi elu on see. Tahab võtta videot, vaata, ja siis tahab ju koertega õues ka jalutada. Vaat niimoodi on sellesse lugu. Väga suur hundikoer tuli praegu. Aga mul on see noorem koer selline mega kiire kogu aeg. Vaat ma vaatan, kuhu nad lähevad. No mööda lähevad need. Väga soliidne, väga hästi koolitatud hundikoer. Super luks. Ja see kakaduu. No see kakaduu, et see jookseb kõigile sülle ja siis tahaks ütelda, et see on tema mets. No nii, raputas pead praegu, ei, tema küll selline ei ole. No on küll. Täitsa õnne. Näed, rihma küljes peab kinni olema, kui hundikoer mööda läheb. Teised on kuule segamini ja mõtlevad, et no nii, 5. ring. Päriselt või? Ma tegin just soomekeelsele kanalile numeroiden keeli ka samalaadse video. Tahan neile ka pakkuda sellist materjali, aga alati muidugi kõik videod tulevad erilaadsed. No nii, läheme tagasi. Siis selle numeroloogiaga seotud asi, mis mulle hullult nagu sümpatiseeris, ütles see, et igal inimesel oleks oluline teada tema missioon. No siis teate, ma seal kokkasin, praetsin endale muna ja sõin ta ära ka loomulikult ja siis kuulasin kogu aeg kõrgikkis. Ja mis siis räägiti? Rääkis sellist huvitavat asja, et igal ühel on ta oma. Ja nii ongi. Ma olen teinud nüüd väga palju juba analüüse. Kirjalikke ja kõige rohkem muidugi suulistesse mina süvenen, sest seal ma täiesti kontakteerun ja räägin inimesega läbi häälsõnumite, mis on väga huvitav ja ka kliendil on võimalus siis minuga rääkida tagasi. Ja siis need missioonid on nii erinevad. Ja panin ühe asja tähele. Tahtsin teiega jagada, sellepärast, et tema ütles ka,
seda, et kui inimene teab oma missiooni, siis minu täiendus on siis see, et me alati nagu ajame taga seda elutee numbrit. Elutee number on ka hea teada. Kõik numbrid on hea teada. Ei ole ühtegi halba numbrit. Siis missioon on nagu globaalsem, sellepärast, et see on sinu hinge missioon, sinu kehas. Ja tema väitel siis on täpselt samamoodi, ta ütles, et me oleme hinged. Me oleme valinud selle keha, et läbi selle keha transformeerida, teha läbi mingid õppetunnid ja siis jälle minna edasi. Mina usun sellesse. See oli täiesti nagu matchis minu arusaamistega siin elus, millele ma olen saanud ka kinnitusi. Eile oli mul mega huvitav see üks kõne. Nüüd ma natukene hüppan ühest asjast teise, aga ma tulen missiooni juurde kohe tagasi. Kirjutas mulle üks naine, natukene muud asja tahtis. Ma ei reeda su nime, kui sa nüüd juhuslikult kuulad. Aga saad aru, ma mõtlesin su peale isegi õhtul, kui ma veel magama läksin. Ma küll kirjutasin mitme kliendiga veel ja ma ei saanud sind peast ära heas mõttes. Ta on sündinud siis 16. päeval. Me rääkisime igasugustest asjadest ja siis ta ütles ka, et ta on nagu mõelnud, et ta tahaks võtta nagu seda analüüsi. Aga kuna me rääkisime mingi peaaegu 20 minutit ja nii nagu mõned kirjutavadki, et mul on üks küsimus, aga ma ei tea, kui palju see küsimuse vastus nagu maksab või siis see, et oi, sa oled mulle nii palju mind aidanud. Teate, ma ei küsi iga asja eest raha, sellepärast et ma tean, et minu missioon on aidata ka tasuta teatuid asju. Ma ei ole kogu aeg raha taga. Minu meelest on see, et peame aitama üksteist võimalikult palju. On muidugi teatud piirid, kuhu maani, eks ju. Peab õppima ka ei ütlema teatud perioodidel elus, et ennast lihtsalt läbi ei põleta. Aga siis selle naisega tekkis nii põnevad asjad ja teate, ta avas ennast nagu sellistest vaatenurkadest, et ma mõtlesin, et appi. Ma ei teadnudki, et number 16 on sellised asjad veel olemas, sellised võimed, sellised arusaamad, et vaata, iga hing tuleb siia kehasse õppima oma kogemusi läbi elama. Ja loomulikult me saame ju ka seal vanemate karmavõled ja nii edasi, eks ju. Aga need on kõik ainult kingitusteks ja need on kõik ainult eksamiteks, seepärast me ise ju valime perekonna, kuhu me tuleme. Ei saa süüdistada kedagi. Ma väga loodan, et siin kanalil ei ole selliseid inimesi, kes süüdistaksid kogu aeg seal poliitikat ja bla, muid enda ümber. Ma arvan, et me oleme kõik siin sellest, et me oleme väga teadlikud oma elust juba. Nii, ja siis tema küsis ka mu käest, et võt nüüd tema nagu mõtleb, et millist võtta ja kas võtta ja siis ma ütlesingi, et aga tead mis, teeme niimoodi, et küsi kõigepealt ise enda käest, kas sa vajad seda. Minu meelest see naine teadis minust nii palju nagu rohkem endas, kui mina temast oleksin. No muidugi karmavõlad oleksin ma sealt läbi avanud ja mida iganes missiooni kindlasti. Aga ta oli nii teadlik oma asjadest. Ja siis ta ütleski mulle, issand, ta nii nüüd ei vastanud, aga mina ütlen, et tead, mul just üks töökaaslane ütles sama lause mulle. Ja eile kordus minuga veel üks asi, et kirjalikult kirjutasin Messengeris. Tervitused sulle ka, küll sa ennast ära tunned. Saatsin häälsõnumi veel vastu. Siis, et pakkusin talle, ta küsis ka kerge küsimuse, siis ma vastasin ka kergelt ja siis ta küsis veel ühe kerge küsimuse, siis ma vastasin jälle kergelt. Ja siis lõpuks ta otsustas, et ta tahab suulist analüüsi, on mõelnud väga kaua. Ja siis, kuna need kergetel küsimustel, siis mul kohe hakkas üks signaal peas liikuma, et tal oleks väga hea seda teha. Et lihtsalt minu sees on karjuv vajadus ütelda inimesele seda. Sest mina usun seda, et meid juhib tegelikult midagi muud kui see valitsus. Meil on siin mingid kolmandad jõud. Ja sai ka selgelt nägija, keda ma täna hommikul kuulasin, ütles täpselt sama asja. Ja ma olin väga õnnelik selle üle, et ma ei jää mingit toru juttu. Ja see pole esimene selgelt nägija. Minu meelest Marilyn Kerrogi räägib igasuguseid huvitavaid asju, millest mina saan väga palju kinnitusi. Ja siis ma soovitasin talle ühte asja teha. Ja ta ütles ka täpselt samamoodi, nagu ütles see, kellega ma siis helistasin, ütles ka, et tead, mis, sa pole esimene, kes mulle seda ütleb. Ja siis ma rääkisin ühe asja, mida ma tahan teiega kõigiga jagada. Kui teile tuleb korduvalt üks ja sama informatsioon erinevate inimeste kaudu, isegi ma sain aru, et täitsa copy-paste laused ütlesin mina seda, mida oli kellegile siis sellele, kes helistas, siis tema töökaaslane öelnud. Ja siis see, kellega kirjutasime, siis talle oli, ma ei tea, kes siis öelnud. Aga laused olid samad.
aga mina ju ei tea seda, et seda lauset on juba talle öeldud. Ja siis ma ütlesin ka, et tead, see on lihtsalt universumi sõnum sinule läbi erinevate inimeste. Ja see, mida mina endal olen öeldud, teate, ma olen elus ka neid kogenud. Sa oled ka kindlasti, pane siia süüumärk, oled seda sama asja läbi elanud. Et sul tuleb see informatsioon läbi erinevate inimeste. Ja see tuleb, mina ise mõtlesin selle peast välja 3 korda. Ja siis, kui sa eirad seda, kõik need korrad, siis on mingi paus, siis seda ei tule. Selle 3 ma mõtlesin ise nüüd välja. See ei ole kuskil tõestatud. Lihtsalt vaata, Eesti mõttes on see, et 3 on kohtuseadus. Sa saad siia panna oma kommentaari, kas see on nii või mitte. Ja siis on mingi paus, siis toimub sul elus mingi lõbus situatsioon, mille järgi sa mõtled, et kurja, oleks pidanud ära tegema. Ei ole hullu, siis me teeme. Ja siis nüüd tuleme selle missiooni juurde tagasi. See selgelt nägija ütles ka, et igal inimesel oleks hea teada seda oma missiooni, sellepärast, et see aitab väga-väga palju selgust tuua, miks su hing läbi selle keha siin üldse on. Missioonid on nii erinevad. Mina näen oma numeroloogilise õpetuse järgi siis 3 numbrit, mille kaudu siis mina selle edastan sulle. Kas kui sa võtad selle kirjaliku versiooni, on ju analüüsi, mida saab siis 4 keeles võtta kingituseks ka võib-olla, kui soovitan soojalt. Aga see inimene peab valmis olema selleks ka, mäletage. Ärge sunniviisiliselt seda tehke. Ja suuline on siis minu suust eesti ja soome keeles. Kirjalikud on siis eesti, soome, inglise ja vene. Sealt tuleb see missioon väga kenasti välja. Ja teate, mis nüüd mina olen tähele pannud oma lähedaste kaudu, oma klientide kaudu ja pean täpsustama ka, kui on natukese aja pärast ühte asja, et ma näen seda missiooni. Ma ei uuri ühtegi inimest ilma luba küsimata. Ja kui ma näen seda missiooni ja ma näen, et ta jookseb miinuses, teate, kui valus see on? See on, ma kujutan ette, kui selgelt nägin. Ma olen kunagi tarokaarte lugenud. Ja tarokaartides on ka teatud kaardid, vaata, mis ütleb konkreetselt, et kui sa niimoodi jätkad, siis sa võid ära surra. Mina õppisin tarokaarte kunagi siis surmast. Mind õpetati nii, et ei tohi rääkida otse välja. Et siis sa sured ära, vaata, sellist asja. Aga lihtsalt siis peab läbi lilleda, nagu kuidagi ütlema, siis sinuga võib juhtuda sellised asjad, aga siis pööra tähelepanu, aga väga hästi nägi seal kõik asjad ära, kui sa jood. Siis lööb maha, aga näeb, mis sa teed? Ma tarokaartidega ei tegele. Aga tean, et Marilyn Kerro on selles ka väga-väga hea terapliiats. Ka. Mina ei ole nii terapliiats. Nii, aga see selleks. Ja mis siis tuleb selle missiooni kaudu välja, siis see on selline asi, teate, ma lihtsalt tahaks nutta, tahaks lihtsalt karjuda, et miks sa niimoodi teed. Teate, kui võluvaid inimesi seal on seal, tahan ütelda missioonis, kui palju võluvaid inimesi meie seas on. Minul on oma missioon. Ja mõnel inimesel, tähendab paljudel meil on omad missioonid, aga teate, on sellised väga huvitavad koodid, mille ees ma ütleksin ausalt öeldes austusega, et aitäh, et sa olemas oled. Ja siis, kui selliste missioonidega inimesed veel minult seda sünnikaarti on tahtnud, ma loen seda ja jõuan missioonini, siis ma mõtlen ka täitsa lõpp. Tead, et sina saaksid mind õpetada, mitte mina sind. Mitte õpetada, aga analüüsida. Sorry, täpsustan, jah. Jah, aga tal ei ole veel seda informatsiooni, ta pole sinna jõudnud ja missiooni avamiseni peab läbi käima kogu selle pentagrammis oleva protsessi, millest ma siis räägin, saama aru oma miinuspooltest ja need plussi keerata või siis juba see teadlikkus, et sa tead, et sul on see miinus. Ja see on juba vahva. Ja abi saab igalt poolt selles suhtes, et jällegi soovitan kuulata. Ka näiteks mul on see partnerite leht seal kodulehel www.numbritekell.ee koostööpartnerid, et ka sealt saad vaadata. Ja muidugi mina ütleksin niimoodi, et alati tasuks puurida selle inimese kohta, kas sul tekib endal seesmine tunne, et sa tahad tema abi. Ka minu puhul. Et kui sa mõtled juba pikalt, et võiks kuskilt selle analüüsi võtta, kas mingi teatud numeroloogilt, numeroloogia on meil palju Eestis ka ja väga sellised, 30-aastase staažiga. Mina ei ole 30-aastase staažiga. Mina soovitan alati lihtsalt kuulata, tunnetada. Kui see on sinu inimene, siis võtada. Ka koolituste puhul on see sama lugu.
ma olen ise niimoodi orki sattunud, tead. Õde on lennanud peale, et täitsa lõpp, nii mõnus, davai, lähme. Kuulan ja kuulan nagu seda koolitajat, mõtlen, no info on täitsa nitšivoo, aga ma ei tea, midagi nagu justkui häirib. Ja siis mõtlen, no kui õde niimoodi peale käib, no davai, lähme, no kaheks ikka lõbus on vaata minna. Ja siis lõpuks ongi see, et maksad ära, käid kohal ja siis mõtled, et no vägev. Vägev, aga siis see vägevus jääbki tihtipeale sinna, et iga koolitusega on ju see, et me peame iseendaga tööd tegema, aga see vägevus jääbki sinna koolipinka ainult. No nii, koerad koos. Koerad natukene segamini siin minu keerutuste tõttu, aga lähen tagasi selle vägeva missiooni juurde. Ja teate, mis nende missioonidega on veel üks vahva lugu? On olemas üks väga-väga vinge missioon. Kõik missioonid on vinged, kõik. Aga on üks, mida kohe nagu on eriline missioon. Ja teate, need inimesed kipuvad armastama alkoholi, need inimesed. Jube kahju. Ja ma sain nüüd väga hästi aru, miks nad seda teevad, sellepärast, et nende sees on see tugev vaimsus olemas. Nendel on väga vaimne missioon. Ja nad ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Ja nad üldjuhul keeravad ennast täiega miinusesse, sõimavad poliitikat, sõimavad lähedasi, kõik on kõigest süüdi. Aga tegelikult vaat sellistel inimestel ongi kõige vingemad missioonid üldjuhul. Nüüd ma sain sellest kõigest aru. No ja siis lähme sellest missioonist on nüüd räägitud ära, aga küsiti selle selgelt nägijalt ka, kuna ta seal prognoosis 3 aastat ette. Noh, igasuguseid seal Venemaaga seotud ja värgid-särgid ja siis küsiti, et kas on tulemas veel teatud haigusi nagu koroona. Kas muidugi on tulemas? Inimesed ei pääse sellest kuhugi. Ja kõige rohkem pidi tulema siis vee kaudu mingisuguseid asju. Mina lihtsalt edastan informatsiooni, mina ei ole selgelt nägija ja selgelt tunnetaja. Minu on küll väga hea intuitsioon, mis on ka vahest meil nagu täiega nagu mööda läinud. Ise ma arvan seda, et sõltub kõik sellest, millise tuule peal ma olen. Ma olen küll hästi positiivne inimene üldjuhul. Jah, kui nüüd keegi minu poegadest vaatab, siis võite alla kirjutada, kas Emps on heal tujul alati. Vanem poiss ütles kohe, no ta on mingi tukistanud. No, olen. Nii, lähme siis sinna tagasi, kas sellist haigusi on tulemas ja siis küsis ka see küsitlejad, et aga mis siis teha, kui see tuleb? Kas võtta näiteks need, mis need on, appi, need süstid, vaktsiinid, jah. Ja siis tema selle kohta, tal oli oma vastus. Ütles tegelikult, ma ei vasta siis seda, mida ta vastas. Ma ei ütle seda, mida ta vastas, aga ma ütlen siis niimoodi, ta ütles, et teate, mis aga kõige olulisem on see, kui te õpite nägema kõiges head, kui te õpite seda, et ei ole halba ega häid inimesi ja kui te õpite armastama ennast nagu päriselt, nagu päriselt ja kui te hakkate aru saama kõigest heas valguses ja soovima teistele head, siis ei juhtu teiega mitte midagi. Ja mis oli ka väga-väga oluline, mida ta rõhutas, oli see, et vaimselt ennast arendada. Õppima tundma, kes sina oled ja kuidas sina käitud. No ta ei öelnud numeroloogiast midagi muidugi, aga no, ma ei saanud seda endale jätta seda informatsiooni, seepärast, et see on nii põnev. Ja ma olen aru saanud, miks mul meeldib kõige rohkem näiteks laive teha siin YouTube'is. Sellepärast, et ma saan aru, et need minu kanali tellijad tegelevadki iseendaga. Et inimesed, kes on analüüse tellinud, nad tahavadki endast rohkem teada. Siiamaani ei ole mitte ühtegi sellist inimest tulnud, kes oleks endaga täiega, kuidas ma tahaks ütelda? Tahtsin ütelda, et kes on endaga puntras ja on tellinud analüüsi. Siis see on vale ütlemine praegu, mis ma ütlesin. Ma tahaks nagu vägisi ütelda, see, kellel on probleeme alkoholiga, kes on puntras sellega, et poliitika ja ma ei tea, naabrimehed on kõigest süüdi. Ma arvan, et nad ei jõua kahjuks veel minuni või siis numeroloogideni, astroloogideni, ma ei tea, kelleni iganes. Aga seesmiselt nad tahavad seda. Ja ma tahaks seda ütelda, et kui vähegi võimalik, siis äkki see oleks see, et me võiks natukenegi neid aidata. Aga samas ma saan aru, kui ikkagi alkoholik ei saa aru, et on alkoholik, siis ei ole mitte midagi teha. Siis lihtsalt astu samm tagasi ja lase tal olla. See on tema mingi õppetund, tema karma
mul oli eilegi üks kõne oma ühe lähedase sugulasega ja see tegi peale seda nii kurvaks mind. Rääkisin elukaaslasele ka, et tahaks teda nii aidata, aga ma ei saa teda aidata, sellepärast, et ta ei saa aru, et tal on see asi. Ja ta veel kuradi oma õige kogu aeg igas asjas. Et ei saa isegi sõna vahele öelda, et ei, kuule, ei olnud niimoodi, et oli, mis sa kurat jaurad seal. Ja siis ma mõtlen ka, et täitsa pekkis, noh, mis asi see nüüd on, miks see niimoodi on? Noh, ju siis see on mingi minu õppitund. Teil on ka kindlasti neid, vaata ma ütlen, sugulasi ei saa valida. Nad lihtsalt on. Ja teeb nii haiget see asi. Ja siis kuna ma tean ta sünnipäeva kuud ja aastat, siis loomulikult ma tean temast natuke rohkem. Noh, las ta olla. Aga tead mis, pane kommentaarid ka siia, kui sul nüüd oli mingisugune mõte, mida sa tahaksid jagada meiega. Ma oleks väga tänulik. Kui sul on midagi väga-väga isiklikku, siis ma arvan, et kõik teist on seal juba Numbrite Keel Facebooki suletud grupis. Ja sa saad väga isiklikku asja, siis mulle seal isiklikult ka Messengeri panna. Üldjuhul ma vastan kõigile. Ma ei otsi sõbrannasid, selles suhtes tahan hoiatada, et ma ei otsi mingit pikaaegset suhet. Et alati saab küsida minu käest küsimusi, mis natukene vaevab sind. Hea meelega vastan. Ja nii kui ma olen alati öelnud, et kui on midagi sellist, et mille ma vastata ei saa, mis vajab nagu tõelist analüüsi, siis ma lihtsalt ütlen, et ma ei saagi seda teha nüüd. Nüüd see läheb sinna juba analüüsi alla. Ja kui sind huvitavad need teenused, mis on kõik seotud siis analüüsidega, seal on ka väikseid sellised võimalusi, mida saad endale lubada. Ja muidugi alati ma soovitan ikkagi võtta see korralik analüüs, seepärast, et see sisaldab kõiki neid teisi väikseid vidinaid juba. Ja see on eluaegne see kasutusjuhend sulle. Ja loomulikult see ka, et kindlasti kuula ja tunneta, kas mina olen see õige inimene või on see keegi teine, kellel on 30 aastat kogemust. Meil on väga häid tegijaid Eestis. Nimelt, kui ma nüüd ei eksi, siis on Kai Tamm. Ma loodan, et ma ütlen ta nime praegu õigesti. Ja siis on üks mees, kelle nimi mul üldse praegu meelde ei tule. Aga ma tean, ta oli seal ESO YouTube'i kanalil, on ta mitu korda. Reinap äkki või? See ma väga vabandan. Nad on väga tugevad tegijad ka, nii et kuulake, vaadake. Ja kui teil on mõte, et olete tahtnud, siis see ei ole mingi reklaam, keegi ei ole minult palunud, et ma neid reklaamin, aga ma näed seda meelt, et tunnetage seda. Vaata, te ei saa ju ka kõigiga nagu minna kokku elama, eks ju. Te peate ka tunnetama, et kas mätsib või ei mätsi. Et siin on ka see sama asi, et kui koolitusele tahad minna, siis tunneta, kas see õpetaja on sulle õige. Ja tunneta, kas see numeroloog, astroloog on sulle õige, mida iganes taroloog. Et täpselt nii teegi. Sest et kõik need, kes me tahame aidata eelkõige see ennast ja teisi, siis me tahame kõigile siiralt head ja meil on igal ühel oma käekiri, igal ühel omad elukogemused ja mina ju samamoodi suurlistast panen ju sinna oma elukogemusi juurde. Ma olen 47-aastane, aga need, keda ma nüüd loetlesin, nemad on tunduvalt vanemad minust. Kogemusi ka rohkem. Ja nüüd, kui ma nüüd ütlesin kellegi nime nendest valesti, siis saate kommentaaridesse parandada, et palun siiralt vabandust, kui läks valesti. Et minu idee ei ole või mõte ei ole ainult see, et ma kogu aeg ainult mina. Ei, siis nii palju on tegijaid. Vot, näed, lõpuks selline müügijutt ka meist kõigist. Aga meil on kõigil teate kui vinged missioonid. Ja me oleme kõik võimelised nii paljudeks asjadeks, milleks me isegi veel ei tea. Ja üks võimalus, kuidas endast rohkem aru saada, ongi selle analüüsi kaudu. Vot nii, kuule, tšau kao. Issand, mis asi see veel on? Issand, kui mõnus. Vaadake, ma vaatan, kas saab teile anda seda edasi, mis siin on. Selline suht mõnus märg teerata. Päike paistab, õues on 18 kraadi sooja, vist juba natuke rohkemgi. No müstika. Eile niitsime muru. Ma trimmerdasin 3 tundi, kuule. Käed värisesid vist ka 3 tundi peale seda. Mõtlesin nagu mingi robot, saad aru. Kogu aeg väike vibra oli sees musklites. Siis sa ei tead, et musklid on olemas. Õige koha peal ka täitsa lõppa. Näed, kui uhke tunne oli.
okei, nüüd läheb pläraks. Lähme siis laiali. Merike numbrite keel. Tšau, tšau.